Ahoi kotkad, mis toimub siis? On aeg jälle nüksteks nii-öelda natuke teistmoodi töödeks. Ehk siis malts kasvab igal pool ja on vaja niitma hakata kogu seda suurt tala. Selleks läheb jälle terve mingisugune päev ära. On nii, jah? Jah. Siis jah, igasugused muud kohustuslikud asjad veel, nagu näiteks autopuhastus. Ja nii edasi, ja nii edasi. Ja mis meil siin on? Noh, meeldib, jah. Kass tahab minna vist, räägime natuke öömal. Autosse sõitma. Kass tahab minna vist kuskile tripile jälle. Ja minu tooli peale ja siis võtab rooli ja kõik rooli asjad ka ja siis hakkab sõitma seal turvatooli. Ja siis, no mis siis veel hakkab tegema? Kõik, mis jälle ikkagist veel ära ei jõudnud ennem seda kalastuslaagrit, ehk siis alumises kämpsas need liistud veel akna ümber tagasi panna, mis juba ammu oleks pidanud olema tehtud. Kasvuhoone nii-öelda peab hakkama koristama, sest noh, taimed on praegu meil kõik siin. Kui läheb liiga jahedaks öösel, siis tõstame sisse. Esimene ports mingisuguseid taimi läkski pekki, said külma, ehk siis jah. Aga noh, mingisugused asjad on siin, mingid maitse asjad ja värgid, ehk siis mingisugust suurt kasvuhoone asja, tähendab, sellist kasvuhoones kasvatamise asja see aasta ei tulegi. Et mingid tomatid, kurki ja värki me ei jõuagi. Et meil on siin nii palju teha, et need jäävad järgmistesse aastatesse. Et noh, need on ju siia panemata veel tagasi. Et meil siin mingid asjad olid ära võetud, kui me siia kolisime juba küljest ja mingid asjad me võtsime ise, et siin seda voodit sinna kinnitada. Näed, sealt on jupp puudu, aga noh, eks midagi hullu ei ole, kui need ei ole siin, aga noh, kui nad on olemas ja siis tuleks nad ju tagasi panna. Ilusam oleks, et siin nagu poisid ju ööbida said küll, ei olnud ju probleemi, aga nüüd teeme nagu niisugused viimistlusasjad ka ära ja teine asi, need põrandaliistud ka. Et kui siin keegi ei kuula sõna ja ikka Coca-Colat siin joob või mingisugust, ma ei tea, mis läga, eks ole, siis midagi ümber ajab, siis sinna linoleumi ja sinna vahele ei läheks. Et liistu ikka paneme niimoodi, et nagu otseselt vedelik või mis iganes või sodi või sinna linoleumi vahele ei lähe. Vaat niisugused asjad siis siin teeb ära. Et 2 liistu jääb puudu, aga kuna masin on nüüd olemas, millega ise saagida, siis ei ole ju keeruline seda teha, kuna on kandiline liist, ei ole mingisuguse eriprofiiliga. Et võtab suvalise prussijupi, laseb öövliga siledaks ja siis saeb juba 12 millise välja ja siis teistpidi pärast 4. Et 4 korda 12, 40 korda 12 liistu on mul siis vaja. Vot, et laseme siis öövliga ära. Ja nüüd on liistu pealmine pind okei, selles mõttes, et see teine pool, mis saetud pind jääb, see jääb nii vastu seina, see pole oluline, aga nüüd on see pool vähemalt okei. Aga selge, nüüd paneme saele 12 milli peale ja laseme läbi. Ja siis tuleb esimene saagimine selle saega. Ja vaatame, kuidas siis aparaat töötab. See jätab nii ja saetee suht, et tead, siin pole ööveldada vajagi, teist kihti ei ööveldagi. Need pisikesed sälgud, mis siin on, saab ka kiiresti lihviga üle teha või jah, niikuinii teen faasid lihviga, nii et väga hea aparaat ja mõõdu poolest, nii nagu peale sai pandud, nii ka teeb, jess. Aga midagi, sain need liistud ära, liiga palju saagimist ei näita ja siis vaatame edasi. Nii, ja tegelikult ma ei viitsi isegi järkamissaagi õue võtta, et need liistu nurgad teha. Et mul on kunagi vanast ajast jäänud siuke ka, et kui on mingi natukene liistu lõikust lihtsalt vaja teha, see ei pea ju selle päris järkajaga tegema. Ehk siis, mis see siis on, kes ei tea, siis noh, siin saad erinevaid nurkasi nagu teha. Noh, mis ta siin on siis? 22,5 ja 45 ja
paned ühesõnaga, noh, niisugune laste tööriist rohkem, aga täiskasvanud võivad ka kasutada, et ma mäletan, mulle poisiksena ka mulle kingiti mingiks tähtpäevaks niisugune asi. Ehk siis paned jah, selle liistu siia vahele ja noh, siis vastavalt sellele kraadile, nagu siin märgitud on, see on nagu niisugune sabloon, et kes käeliselt võib-olla nii osav ei ole ka, siis on nagu hea. Mina muidugi suudaks niisama ka, noh, mitte nüüd silma järgi saagida 45 kraadi, 90 kraadi ma sain küll silma järgi, aga 45, noh, märgiks pliiatsiga peale mingi nurgikuga asjaga mölluga, võtsin selle välja, kui ta mul olemas on, et teeb nii. Ja tegelikult paar liistu ei lähe siin niisuguse nurgaga, et noh, siin tõmbab pintsliga üleval praa täis. Et no, osa liistud olid siin juba niisuguse nurgaga olemas, aga siis on mul mingid olemasolevad liistud juba, mis siin lihtsalt olid olemas. Ma ei tea, kus nad ennem olid. Nad olid lahtised siin, kui me siia tulime. Need võime panna ju ka niimoodi, no kes see eemalt näeb pärast, on ju. Ehk siis niisuguses stiilis. Ei pea ju olema kõik selles 45 kraadi all nurgaga, ehk siis paneb niimoodi need ära siia ja siis teibib ära. No, üldiselt ma need tegin juba ära. Need ma ei filminud lihtsalt, olid teibitud ja tehtud ära, aga mis tegemata jäi veel, on need ukse need ka ja noh, näed, siin on ka jälle määrdunud ja et teeb selle ukse selle ka veel ja noh, ühesõnaga siuke liistutamispäev täna, aga siia videosse tuleb muidugi palju teisi teemasid veel, üks väikseid teemasid, et töökotta on vaja teha üks, sellest juba hiljem. Teeme selle liistutamise asja ära ja vaatame, milline ta siis välja näeb, sest et noh, tegelikult jah, nii jätta ei saa, see vaht siit paistab ja nii. Aga siin on muidugi see teema veel, et OSB on natukene lengist eemal mõne koha peal ja siis jääb nagu siin on näha vahe vahele. Et no, selle laseme ka veel silikooni täis ja siis peaks päris piisavalt viisakas jääma, ma usun, käpsa kohta. Kas täna nüüd jõuab põrandaliistuga ka tegeleda, ma ei tea, sest need tuleb tegelikult ennem ära värvida. Ja värvime nii-öelda seinavärvi need põrandaliistud ja siis paneme siia. Aga noh, okei, vaatame, mis järjekorras mida teeb. Liistud täpse mõõduga nüüd juba kuivavad siin. Ja oleks ju võinud ju tegelikult poest ka need liistud võtta, aga siin ongi, noh, selle liistu tegemisega läheb ju aega. Niimoodi ise saagides, aga probleem ongi see, et siin olemas olevad liistud on niisugust mõõtu, et niisugust mõõtu poes ei ole. Ehk siis pidi ise tegema ja noh, miks mitte, kui niisugune aparaat on olemas, millega teha. Ja kui juba neid liistusi hakkas siin värvima ja paigaldama ja tegema, siis ma hakkasin tegema ka väljast need liistud, mis olid väga koledad ennem. Niisugused allitanud ja ka kehva välimusega ja samamoodi siin need ukselengid ja värgid ja särgid sai ka värvitud üle ja tehtud, aga vaat, et teile ka igaks juhuks räägin, et niisugused maalriteibid ja värgid, et ma olen paar korda selle õnge läinud, et need ei, noh, eriti odavamad, ma ei tea, noh, võib-olla mõni kallim kestab kauem, aga ma tavaliselt kalleid maalriteipe ei osta. Et on niisugune asi, et nad ei kannata nagu otsest päikesevalgust ja nad ei kannata olla tegelikult pikalt peal. Et kui sa jätad nad nii nagu, noh, mõneks päevaks siin juba peale, saab päikesevalgust ja värki ka, siis on lihtsalt niisugune probleem, et tõmbad teda maha ja ta ei tule maha nagu ühes tükis ja teine asi veel, ta jätab siia selle liimi nagu külge. Et jätke see, noh, klaasi külge jätab nagu liimiplekid, et jätke see meelde igaks juhuks, kui teete, et katsuge teha niimoodi, et värvite ära ja kohe tõmbate sama päev maha, siis on ta kõige lihtsamini tuleb nagu maha. Et ma olen paari koha peal jätnud ja siis pärast mingi, noh, hakka mingi lahustiga seal lahti, noh, kraapima seda, lahustiga lahti sulatama seda teibiliimi ja jama ja värki ja on seda jama vaja. Et täna ka teen need asjad ära, 2 kihti peale vanale värvile ja siis tõmban kohe teibid maha, et ei tekiks niisugust probleemi pärast. Ja ukse teeb teine päev, sest mul ei tule seda värvi välja, no siin on tooni vahe juba näha, et uks on ka pleekinud, et aga noh, ega kõike korraga ei jõua. Üks asi nüüd tehtud ja miljon järgmist asja jälle ootamas. Aga jah, nüüd ongi see teema, et vaata, kui lihtsalt praegu tuleb see maha, see maalriteip. Hops, ja ei jää mingit liimi külge.
aga jah, oleks lasknud siin veel seista ja päikest saada ja kõike, siis oleks asi pekkis olnud. Et põhimõtteliselt ma tõmban veel niimoodi poolvärske värviga selle siit ära. Ops, ja ongi. Ja. Aga tänaseks ehitusasjadest aitab. Nüüd ma lähen arvutisse tööd tegema. Seda ma teile ei näita. Ja vaatame homme edasi. Ja siin arvutitööst rääkides selleks hetkeks, kui see video nüüd üles läheb, mida praegu vaatate, on siis nii-öelda piisavalt valmis ka see veebileht, millest on juba ammu räägitud, ehk siis saate minna siis vaadata peregaloodusest.ee, mis me siis pakume ja mis siis nagu meil siin erinevad asjad nagu on nii-öelda pakkumises. Et eks seda veel täiustab, teeb siia veel tekste juurde SEO mõttes, et nagu ta paremini leitav oleks, aga lihtsalt mingisuguse esialgse versiooni ma pean juba üles panema ju ja mingisuguse hinnakirja ja asja, et inimesed saavad juba nii-öelda tulla ja meie teenuseid siis tellida, sest me peame siin ennast ju kuidagi ära elatama, et ehitusele tagasi tööle ju minna ei taha. Ehk siis video alla link ja minge vaadake, mis siin on ja eks siis ma ei tea. Soovitage või kommenteerige või tehke, kui midagi meeldib, kui midagi ei meeldi. Eks ma olen võimeline need asjad ajapikku ringi tegema, kui on vaja mingeid muutusi, aga esialgu ta jääb niimoodi. Ja eks siis nagu vaatab. Ja. Alumise kämpsa liistud, põrandaliistud on nüüd olemas. Aga mis nüüd veel on siin meil ostetud ja mõeldud siia on see, et hommikupäike hakkab siit hullult sisse paistma. Ja pimestama. Et mingi päev teeb selle ka, kui ospi hunniku lahti võtab, et paneb selle akna üldse kinni. Selles mõttes paneb ospi plaadi rohelise sinna. Sellepärast, et siin mõni võib jalaga peksta siia aknasse või siia ei saa rulood ka ette panna, kui nagu päike hakkab sisse paistma. Aga siia akendele lähevad niisugused asjad. Lähevad rulood. Ja kuna oleme aru saanud, et üleval kämpsas ka see kardin on ebamugavam, ikkagist, et algul, minule meeldis kardin rohkem, aga ta ei ole nagu nii praktiline, ta on nagu sükene, seal on tekkinud juba probleemid sellega, et me tahame ühte lauda sinna ette panna ja siis ta läheb sinna laua taha või laua peale ja segama, ehk siis läheb sinna ülesse ka ikkagist selle ülesse kämpsa sükene ruloo ja see kardin, mis seal on ja see kardinapuu lähevad lihtsalt kunagi ülesse teisele korrusele majja siis keiutuppa, aga praegu on nii, et paneme need ka siia ülesse. Vaatame siis, kuidas nad jäävad. Üks on nüüd paigas, aga sellega on okei. Ta võib siit natukene üle olla, midagi ei sega. Siit on ilusti liistuvastas, et teine mahub ka vahele. Ja siin on see lisakinnitus, et keegi ära ei poo ennast siin. Kui see lahtiselt on möllavad, siin tõmmatakse ümber kaela. Et selleks see kinnitus siin all nii ilusti tuleb ette. Natukene pidi selle loodist välja panema, aga niimoodi ülevalt vahet ei näe. Ehk siis ma pidin sentimeeter seda otsa tõstma võrreldes selle ülemise liistuga, sellepärast et siin on asjad ei ole millegipärast päris kandilised. Et see jookseks, seda on nagu rohkem näha, jookseks paralleelselt, et see oleks juba imelik, kui see kiilu jookseks niimoodi, et üleval on valge näha ja all ei ole, ehk siis seda otsa pidi sutsu tõstma. Nii, aga mis probleem siin on nüüd? Saate juba aru, jah? Et ega ma ju eritellimus mõõduga seda rulood ei ole. Siin on sükene probleem nüüd, et kui ma sealt vastu panen, siis jookseb täpselt mul selle vendi ette. Ehk siis me peame selle siit läbi saagima. Aga jooniste järgi, ma ei ole kunagi ühtegi saaginud. Ma olen neid päris palju pannud ennem, aga pole vajadust olnud saagida. Aga jooniste järgi siin näitab, et on võimalik seda nii-öelda lühemaks teha. Ma ei ole isegi mõelnud selle peale kunagi, et lühemaks teha. Ma olen võrdselt ära jaganud kahele poole ja on okei. Ehk siis me peame siin selle asja tegema nii. Esimest korda siis pean rulood lõikama. Aga muidu on täitsa pimendav. Jah, need peaks pimendavad olema. Ehk siis siin saab valge inimese moodi poole päevani magada, kes tahab, on ju. Ja. Aga teeme selle asja siis ära, lõikame ära ja vaatame, mis tast tuleb.
pole aega näidata, kuidas ma täpselt seda tegin, aga mis siin ikka selle loodiga ja kiiresti kipsinoaga tõmbasin läbi relakaga sentimeeter eemalt kangas selle toru, sest nüüd hakkas loomulikult sadama ja nüüd on vaja mega kiiresti see asi kokku rullida. Ehk siis väga täpselt ennem suurt vihma jõudsime, aga okei. No nii, nüüd hakkasime siin vihmaga rabistama, kõige kuradi hullem kevad, mida ma üldse tean. Kogu aeg, iga päev on mingi törtsakas, tuleb jälle, ei saa, jätad jälle mingid õuetööd pooleli, lihtsalt hakkad tegema, siis jääb jälle pooleli, hakkad tegema pooleli. Ja nüüd selle õudse rabistamisega, meil oli nagu mingi sekundite mäng, millal see mingi hull hoog tuleb alla, kõik oli ju valmis sätitud. Ei tahtnud enam hakata kokku korjama ka, siis ma nüüd tegin lolli vea. Ühesõnaga 112 pool asemel lõikasin ta 102 pool, noh. Ja nüüd ongi niimoodi, ega pikemaks tagasi teha ei saa, õnneks ta ei ole nagu väga palju lühem. Lihtsalt see asi on nüüd, et noh, siit serv jääb natukene nagu lahti, noh, loodame, et väga hull ei ole, siis jääb, ma ei tea, piiluauku ja natuke valgust tuleb ja teisel peal samamoodi siis, noh, midagi teha ei ole. Et noh, siit okei veel, võib-olla ongi hea, et nad ei ole nii üksteised taga siin, aga no siit oleks saanud 5 sentimeetrit rohkem olla, aga no nüüd on nagu on ja midagi teha ei ole, et ehitajad kindlasti teavad kõik, kuidas see vihm sinna tagumikku keerab neid asju kogu aeg ja siis hakkad rabistama ja ongi, teed kiiruga tahad ja siis teed mingi veana. Vot siuke värk nüüd, ma väga pahan enda peale praegu, aga noh, ma ei hakka mingi uut ka ostma siia nüüd. On nagu on ja jah, vähemalt no varjab ja pimestab küll, ei ole midagi, tegelikult kardina kõrvalt oleks ka ju kuidagi mingit valgust ikka paistnud, et nüüd on nii ja kuivab siin, sest see sai ka märga, jah. Aga no pimedam on küll, nüüd ongi vaja see veel kinni panna siis ja siis on nagu päris oksin olla juba, jah. Aga noh, nüüd on nagu on, sajab jälle õues, ei saa, tahaks selle ospiplaadi ka tüki siia saagi, ta ei saa, ma ei hakka seda või pööningule ka vedama, saeks selle sama saagise peal ära. Nüüd on jälle. Kevad või asi, ma ütlen, külm ja jama. Siin vahepeal olid juba paar sooja ilma, siin mingi, ma ei tea, aprillis või märtsis või millal see olid esimesed soojad juba, nüüd on mingi siuke jama, noh. Okei, rahuneme ja teeme kohvi ja vaatame, mõtleme nüüd järgmised asjad, et nüüd hakkab natukene elektritööd tegema, et eks ma näitan ka korra, miks seda elektritööd vaja on. Jah. Ülesse kämpsa muidugi ka liistud veel ära ja aga noh, ma seda liistutamist nii palju ei näita. Võib-olla pärast siis, kui need liistud paigas on. Nii, nüüd sai siis siia selle kardina asemele ka see ruloo ja vaatame siis, kuidas siin on. Siis päris pimendav on küll sükene, et me võtsimegi pimendava ruloo, siin on mingisugused jamad ees. Aga põhimõtteliselt jah, võib öelda, see on päris pimendav, aga nüüd mis veel on vaja siia uksele ka, me tookord poes olime, me ei osanud veel seda mõõtu võtta, me ei mäletanud ukse mõõtu, aga noh, kuna me nüüd teame, et võime natsa laiema ka võtta, siis et saab väiksemaks lõigata, mitte liiga väikseks loodetavasti järgmine kord, siis saame siin päris pimedaks, kui vaja. Ja mis nüüd veel on vaja, tegelikult me peame üles otsima, me ostetud üks päev ka see sääsevõrk. Et tegelikult on ju selline asi, et siin hakkab väga palavaks minema suvel, et saaks väljalt poolt sääsevõrgu siia, et kui siit aken õhutuse peale panna või midagi nii, siis satikad sööma ei tuleks. Et kas ma seda nüüd selles videos või täna jõuan, ei tea, aga mul on üks muu plaan veel. Lähme korraks töökotta. Oli siin ju plaan see ka ära koristada, aga enne kui siin üldse midagi koristama hakkab, on vaja teha üks spetsriiul. Ja siin on nagu probleem selle akude laadimise ja värgiga, et praegu läheb siin pikendusjuhtmega kämpsa vool, mõlemasse kämpsa, kui seal kütte on vaja. Noh, nüüd suvel enam ei ole vaja, aga talveks, noh, ja mul ei ole siin ju pistikuid. Et siin mingid akusi laadida, ma tahan hakata ikkagi neid akusi siin laadima. Praegu siin mingi, no igavesti palju erinevaid akulaadijaid ja asju ja nii see tedra tööriistade laadija, muruniiduki, sepatsi laadija ja siis peab hakkama kuskil neid paadi akusi ka laadima. Ja siin no ei saa reaalselt ja siin on ka nagu mingi 1, 2, 3, 4, 5, 6 juhet ühte arukarpi. Noh, siit ma ei saa enam võtta siia. Ja ma mõtlesin, ma panen sinna taha hoopis
selle laadimissüsteemi, ehk siis selle juhtme vahele, mis tuleb siit väljast, paneme ühe arukarbi ja viime juhtme siit lae alt sinna taha, et seal taga hakkaks neid akusid laadima ja hoidma, siin ei mahu nad ära, aga ma tahan teha siia niisuguse siis teema, et noh, siia akna alla üks sükene riiul, kus peal siis need laadijad kõik tükk on reas ja akud siin all siis nii-öelda saavad laadida, ehk siis juhtmed lähevad ütleme siis nende 12-voldiste akude, paadiakude juhtmed lähevad siis ülevalt siia alla akude juurde, niisuguste, mis on nende krokodillidega, ja siis need nii-öelda väiksed akutrellide ja värkide omad laeksid siin riiuli peal, aga mul on vaja siia tuua vool. Ja mida nüüd Räpina Coop ehituskeskuses ei olnud, oli 4 pistik. Ma mõtlesin, et vähemalt 4 auku võiks olla, et saab vähemalt 4 asja korraga laadida. Aga noh, võtsin siis lihtsalt selle. Noh, ja siin polegi midagi muud. See oli veel odavam ka, kui 2 oleks kokku pannud, et lihtsalt selle aretame kuidagi siia otsa siis, mis siit juhtmega tuleb. Võib-olla saame juhtme siit kätte ja otse selle siukse kaabli nagu siia sisse ühendada, peaks olema võimalik. No vaatame, kuidas see asi läheb. Riiuli teeb hästi robustse, ei hakka midagi hullu tegema, et sükene kõige laiem laadija mul oli 21, ehk siis sükene 2 sellest 100 lauast täitsa piisab, kui need kokku panna servapidi. Ja noh, iga mingi järkamise pärast ei hakka seda järkamissaagi ka välja tooma, ehk siis siin tulevad jälle appi Tedra akuga tööriistad, ikka.ee poest loomulikult, et noh, niisuguste lõigete jaoks, mis nüüd väga täpsed ei pea olema, on need ju ideaalsed. Laseb sutsti läbi ja enam-vähem 90 nurga all ja noh, hea küll ju. Ja siis paneme nagu 2 lauda niimoodi noh, kõrvuti mingid võõnad peale ja seina külge kuidagi ja ongi küll, ma arvan, jah. Vool on praegu väljas, sai ühendused ära tehtud, siia üks arukarp siis juurde ja mina teen tavaliselt, kui mul on plaan, noh, mitte plaan, aga on kahtlus, et võib-olla on vaja midagi veel ühendada juurde, siis ma teen tavaliselt nende lülitiga klemmidega, et ops sisse, juhtme ots kinni ja kui vaja, võtan lahti uuesti ja saan jälle midagi noh, muud panna suuremat, näiteks 4 või sellist ja siis midagi veel juurde ühendada. Et jätan alati selle võimaluse, mitte need ühekordsed, et kui kinni lükkad, siis enam juhet kätte ei saa. Et peab ära lõhkuma ja tagaotsa on siis siin niimoodi ja noh, ühendatud juba. Ja panin siia ka arukarbi, sest et keerasin selle lahti ja siin ei saa, et seda suurt kaabelt otse siia sisse ühendada, vähemalt sellel pikendusjuhtmel. Et siin oli nii-öelda plommitud kinni või noh, pigistatud kinni ühendused. Ei olnud kruviga ühendused, et saaks kuidagi siia alla selle juhtme panna. Et noh, vahet ei ole, võib-olla siis tuleb siit veel kuskile kunagi, et käi siis praegu hetkel siit niimoodi, siia ka üks arukarp. Aga nüüd lükkame voolu sisse ja siis vaatame seda akude värki siin, kuidas mul hakkab käima see asi. Kas siia taha tuleb voolu või, et paneme mingi laadija sisse. Nii. Ja on vool olemas, väga hea. Ühesõnaga nüüd hakkab siis neid Redodo akusid ja kõike siin serva peal laadima. Et tulebki siia üks kohe panna. Nii, paneme 20 amprise taha. Ja noh, see ka laadima siia ja tegelikult on üks veel kastis. Ei, juba kastist välja võetud mul, aga ja see on ka veel vaja täis laadida. Et siis paneme kohe 2 Redodo akut korraga siia huugama. Mul on üks 10 ka, 10 amprine ja 20 amprine. Ja siis mis iganes kõik siin laadijad tuleb siia veel paar tükki juurde, mahub siia vahele. Ja vaat siuke süsteem siis. Ja nüüd saab hakata siis, kui nüüd akusüsteem tuleb kõik siia, saab siis hakata mõtlema siin kuhu ja mida, kuskile midagi veel, sest ma pean hakkama siin koristama, ma ei saa siin enam niimoodi. Et eks ma tõenäoliselt kuskile siia seina hakkan panema need akutööriistad järjest kõik ja üleval jääb kruvid ja värgid ja nii kui mul on, aga see jääb kuskile teise videosse
näitamiseks, mis süsteem mul siin tuleb. Hetkel tegeleme sellega, et paneme kõik akud laadima ja ma arvan, et me läheme Kairitiga nüüd selle video lõpus veel korraks veel jõe peale ka. Et nüüd üle pika aja on niisugune natuke tuulevaiksem ilm ja sadamised tänaseks vist on sadatud. Et võib-olla natuke mingi tiba tuleb, et noh, saaks natukene nüüd jõe peale ka, niisugune vastik kevad on, nagu ta on siin praegu. Aga jõe peal siis näeme, ma arvan, jah. Me siin proovisime üks päev selle paadi ka ära, mis me saime. Et sellega me käisime siin paar päeva tagasi õhtul peal korra. Et ka suht hea paat. Ta ei ole nii laini kui see, nii pikk, aga samas need servad on kõrgemad nagu kui sellel ja nina on kõrgem. Ehk siis ruumi on natukene vähem sees, aga tänu sellele, et tal on servad kõrgemad, saab natuke rohkem õtsutada kui jälle neid teisi väiksemaid. Et noh, see on ka, ruumi on palju, aga tal on servad nagu suhteliselt madalad. Et jah, aga praegu lähme siiski sellega peale, et siin on nagu rohkem ruumi laiutada. Vot, aga ega midagi, panen mootori külge asjad ja vee peale. Et me siin tegelikult tahtsime üks päev natuke suuremate lantidega ka püüda, aga mul jah, polnud aega praegu siin otsida neid lante välja, kõik see suur segadus seal, et suuremad landid, hiigellandid otsime teiseks päevaks välja, et praegu lähme lihtsalt sellega, mis mul landikohvris on ja vaatame 2 tükki mingisugust panin sinna landikohvri juurde, et vaatame vee peal. Et ma püüan siis sellisega. See on päris suur, mul ei ole võrdluseks praegu midagi kõrvale panna, aga sinul on praegu see wobler küljes, jah? Näita siia poole. Siukene, okei. No selge, hakkame püüdma, vaatame, kas see siukene, no ta on päris suur. Ta on nagu number 5 mõõtu, see, mis ta nüüd ongi, pöörlev, pluss siis mingisugune asi siin veel all, et vaatame, äkki siuke toimib. Siin. Nii, mis see lõuga tõsta välja, näed ikkagi vahetasime pleki vastu ja ma kerin praegu. Vahetasime plekkide vastu ja hakkas kala tulema. Selle meduusiga, mis mul oli, ei nagu tulnud midagi. Ja nüüd panime mõlemad plekid külge, mis kalastuslaagris siin ka näitas, et kala sellega võtab, aga noh, väga väike too siia poole. Võtame lahti ja laseme selle minna. Lihtsalt ei saa veel aru, kui ta küljes. Nii, väike jurakas, mine too suuri. Ja, aga jess. Nii, mul on nüüd midagi küljes ja see tundub vähemalt mõõdukas olema, sest et see on kõvasti sõitu teeb. Mis asi seal? Haug või? Ikka haug, jah? No nii. Jess, ära lase lahti. Tead, tõstame niisama. Hakka teda kahvaga. Mõõdukas, aga jah, mitte nüüd väga suur. Ja ikkagist lõpuks woobler, sest et ma kaotasin selle ühe metalli siia põhja ära. Ei saanud kuidagi lahti ühe ega teisele poole tõmmates. Kiiresti ära. Ja see on meil 53. Arvad, et laseme selle? Laseme, see on liiga väike. Hea küll. Nii. Teeme lahti ja saame suuremat veel. Aga kõvasti nagu võttis. Nagu suur mees võttis. Hea küll, mine. Tubli poiss või tüdruk. Jah. Jess. Nii. Meil on siin üks kala küljes. Mis toimub? Ta on paist võtsist. Tõmba. Kala on. Ahven. Noh, ahven, keri. Ma ei saa kerida, mingi asi on. Nii, tõsta sisse. Minu esimene ahven, ma arvan. No näed, see on täitsa timmahven. Jätame selle alles. Ja vaata ridu otsast või kuskilt, mis sul seal on, et ta seal kerida ei saa. Et tagasi trollamise peal rohkem mingit kala ei saanud. Ja trollasin suhteliselt suure landiga. Ja Kairit trollas natuke väiksemaga. Aga ma trollasin sellisega. Noh, see on päris, noh, mitte nüüd väga suur, aga või suurem, kui mul tavaliselt need on. Mingi kuuliga. Aga noh, on nagu on. Nüüd on jahe olla, nüüd lähme sooja. Kell juba palju ka. Ja ega midagi, järgmise korrani. Kerige maama, kratid ja davai.